Tere! Täna räägime funktsioonidest. Natuke me oleme neid funktsioone teiega ka erinevates teistes kohtades vaadanud, aga lühidalt teeme veel kord kokkuvõtte ja vaatame juba täpsemalt selliseid põnevaid funktsioone nagu if-funktsioon, and ja or funktsioon ja mis nendega siis saab teha. Funktsioon laiemalt on siis mingi protseduur või programm siis mingi konkreetse väärtuse leidmiseks ehk ta arvutab väärtuse ja tagastab selle siis sellesse kohta, kus te olete küsinud. Excelis on olemas siis sisefunktsioonid, mis on automaatselt olemas ja tegelikult on olemas ka kasutajafunktsioonid, mida inimene ise saab luua. Üldjuhul siis koosneb funktsioon nimest ja siis tal on kas üks või mitu argumenti. Tavaliselt on nime järgi sulud, nagu me rääkisime, on mõned üksikud funktsioonid nagu näiteks be, today, random, kus siis ei ole tühjad nende sulgude sees argumenti. Aga üldiselt on see argument olemas ja on olemas siis funktsiooni tark ehk siis see funktsiooni tark asub siin, näete, valemi real, avaneb selline ekraan või selline aken, kus te saate siis valida, kas üldiselt, mis tüüpi all on siis kõik funktsioonid, siit leiate kõik funktsioonid üles, saate siit otsida funktsiooni. Näiteks mind huvitab if funktsioon, go ja siis kõik, mis sisaldavad seda sõnad või ühendit if on siis siin olemas. Või on teil finantsfunktsioone või on vaja näiteks tekstifunktsioone, näete, missugused tekstifunktsioonid on. Ja kui klõpsate, siis siin on näha see funktsiooni ülesehitus ja ka selgitus. Nii, ja vaatame kohe kiirelt teoorias üle ka if ja and ja or funktsioonid ja siis lähme praktilise harjutuse juurde. Nüüd if-funktsioon on selline tore funktsioon, kus võimaldab siis mitmest võimalikust avaldisest valida ühe ja vastavalt tingimusele. Ja ühe if-funktsiooni sees võib olla veel mitu if-funktsiooni ja lisaks saab siis if-funktsiooni sees kasutada kas siis mingit võrdlust selle tingimuse kohal. Ühesõnaga if-funktsioon koosneb, kõigepealt tuleb esitada tingimus. No te peate lugema seda lauset, kui ja siis te kohe hakkate ütlema, kui väljas paistab päike, kui lahtris on number 2, siis on avaldis 1, väljastatakse avaldis 1 ja siin teisel kohal on siis see, kui väljastatakse mingi alternatiivne väärtus. Nii, ja omakorda if-funktsioon saab sisaldada ka selliseid funktsioone nagu or, and ja not. Not on siis välistav, or on siis võimalus kas nii või nii ja and on siis samaaegselt 2 tingimust kehtivad. Ja laias laastus skemaatiliselt näeb see välja nii, et if, kui kehtib see tingimus, kui see tingimus kehtib, siis väljastatakse või lahendatakse avaldis 1, kui see tingimus ei kehti, väljastatakse avaldis 2. Aga siin omakorda võib olla veel, kas selles avaldises 2 või avaldises 1 võib veel omakorda if tingimus olla. Ja põgusalt siis ka funktsioonides or ja and, nagu ma juba ütlesin, or, see tähendab seda, et vähemalt üks väärtus on tõene, ehk siis kas õues sajab lund või mis siis alternatiivne on või sajab vihma. Noh, lörts jääb siis sinna vahepeale. Ja and funktsioon on siis see, kus tõesed on kõik võrdlused ehk õues sajab lund ja paistab päike. Noh, näiteks sellised laused. Ja hakkame kohe järjest vaatama. Mul on siin ette valmistatud üks ülesanne, üks tabel ja siia juurde ka ülesanne ja hakkame järjest vaatama. Ja on siis selline ülesanne, et kasutades if-funktsiooni arvutada siis boonus staaži alusel. Näete, teil on siin tööstaaž näha ja et kui tööstaaž on üle 5 aasta, siis boonus on 300 eurot. Ja lähme kohe siia lahtrisse ja nii nagu ikka võrdub if ja klõpsame funktsiooni lahtril. Nii, esimene asi, me peame kontrollima, kas tööstaaž on suurem kui 300, võib olla ka suurem ja võrdne, aga meil siin on öeldud
Tööstaaž üle 5, vabandust, üle 5. Kui ta on üle 5, siis ta saab boonust 300 eurot, kui ei ole, saab 0. Ja vajutame OK. Ja näete, 6-aastase tööstaažiga sai 300 eurot. Ja kui nüüd ülevalt alla kopeerime, me võime teha siin juba tuttavat asja. Sorteerime. Näete, kuni 5 aastani oli 0 ja üle selle on 300 eurot. Nii. Ja boonus on 0 ja ongi nii, mis ma tahtsin teha, ma tahtsin uuesti järjestada. Teine ülesanne. Nüüd koos AND funktsiooni kasutamisega. Kui töötaja on töötanud üle 5 aasta ja tema tulemuslikkus on üle 80 punkti, siis kirjutada märkuste lahtrisse eeskujulik, muidu tõmmata kriips. Tegemist on jälle if funktsiooniga. Nii. Ja mida me kontrollime? Me kontrollime, et töötaja on töötanud üle 5 aasta, tööstaaž. Ahah, siia me panemegi nüüd uuesti, peame kasutama funktsiooni AND. Nii. Nii, AND. Ja nüüd me saame kirjutada tööstaaž on suurem kui 5 ja tulemuslikkus on suurem kui 80. Tulemuslikkus on suurem kui 80. Nii, lähme nüüd siin valemi ribal saate siis minna jälle if funktsiooni peal klõpsata. Näete, ja meil on siin kirjas, kas kehtib, et mõlemad peavad kehtima üheaegselt. Tööstaaž on suurem kui 5 ja tulemuslikkus on suurem kui 8. Siis me kirjutame märkuste lahtrisse, mäletate. Nii, läks nüüd mul valesse kohta, ma võtan uuesti tagasi. Nii, siis märkuste lahtrisse kirjutame eeskujulik. Nii. Ja vastasel juhul paneme lihtsalt sidekriipsu, ta ise paneb tegelikult need jutumärgid siia järgi. Nii, ja okei. Näete, siin on siis tõepoolest ja kopeerime. On siis eeskujulik ja teiste puhul jällegi saame kohe kiiresti kontrollida. Kõigepealt teeme siis, järjestame tööstaaži alusel. Lisame siia, võtame, mis meil siis oli, tulemuslikkus, jah? Tulemuslikkus ja teeme siis suuremast väiksemani. Meil on tööstaaž ja me ei saa siin sees teha, me saame, praegu meil ei ole võimalust selle järgi järjestada. Tööstaaž. Nii. Võtame siit ka suuremast väiksemani. Nii. Ahah. Et kõigepealt ta järjestab tööstaaži järgi ja siis ta, kus on näiteks võrdne tööstaaž 7 aastat, siis veel ülevalt alla järjestab. Nii, ja näeme siis, et tõepoolest kirjutas nendesse lahtritesse eeskujulik. Võtame ülesanne 3. Mida me muudame nüüd märkust, et kui ta on töötanud üle 5 aasta või tema tulemuslikkus on üle 80 punkti, siis paneme tublilt panustatud. Nii, kustutan selle ära, teeme ta uuesti läbi. Lähen lahtrisse, valin funktsiooni if. Nii. Ja nüüd siia valin funktsiooni or. See on siis kehtib üks või teine. Nii, ja meil oli siis tingimus, et on töötanud tööstaaž on suurem kui 5 või, siin peab nüüd iga kord lugema, et vahepeal on või tulemuslikkus on üle 80.
suurem kui 80, siis kirjutame tublilt panustatud. Nii. Ja jutumärgid ka kenasti. Nii. Vabandust. See on meil see or alles. Siis me lähme if tagasi, if funktsiooni peale, siin klõpsasin siin valemi ribal ja siia tuleb siis tublilt. Läks mul see if siin untsu. Tublilt panustatud ja vastasel juhul paneme kriipsu. Ja okei. Nii teeme natuke suuremaks, tõmbame ülevalt alla ja näete, nüüd on neid juba rohkem, kes saavad tunnustuse, et saavad ka need, kes tööstaaž on väiksem, aga tulemuslikkus on suurem. Nii, ja viimane ülesanne arvutada lisatasu 10%, kui tööstaaž on suurem kui 5 aastat. Lähme siia lisatasu lahtrisse. No kõigepealt me peame kontrollima. Nii. Kõigepealt me kontrollime, kas tööstaaž on suurem kui 5 aastat. Kui on, siis arvutame tehte ehk siis see korda 10%. Nii. Ja kui ei, siis jääb lihtsalt 0. Nii. Ja okei. Nii, ja siit siis saame jälle kopeerida ja näeme, et nendel on 0, kellel on siin väiksem kui 5 või väiksem kui 5 aastat ja teistel on siis 10% lisatasu. Arvuta kõikide töötajate palkade summa. Nii, lähme siis alla siia lahtrisse, kirjutame siia ka, et summa. Kujundame ta siis ära ka, teeme ta siis boldiks ja joondame ta siis siia juurde ja kasutame summa valemit tööriistaribal editing alt ja summa on siis töötajate summa on meil siis 54 850, siis koos tööjõumaksudega. Nii, see võrdub siis, tuleb korrutada summa 1,338. Ja mul peab olema siin punkt. Nii, saime siis sellise summa. Nii, siis keskmine tulemuslikkus, võtame keskmine tulemuslikkus, kasutame siis funktsiooni average. Nii, keskmine tulemuslikkus ja leia suurim palk. Kus meil palk on, kirjutame siia siis maks ja min. Nii. Ja võtame siis funktsioon maks. Võtame sellest tulbast. Ja maksimaalne palk on 3400. Nii. Ja minimaalne
on siis 2300. Nii. Maksimaalne palk, minimaalsem tulemuslikkus. No saate selle siis minimaalne tulemuslikkus oli ülesanne. Siis saame selle siit võtta. Nii, 60 oli minimaalne. Nii, selliselt siis. Vaatame, siin on veel üks selline natuke naljakas ülesanne. Näiteks saate teha keeletesti. No kuskil peab olema teil siis mingisugune tabel vastustega. Aga siis selle võite pärast ära peita, hide. Nii, aga praegu ma ei peida. Teeme siia, kasutame if funktsiooni. Saame punkte arvutada, et iga õige vastuse eest saab siis 1 punkti. Võrdub siis if. Nii. Ja kontrollime, kas siia sisestatud arv võrdub siis E6 oleva väärtusega. Kui ta vastab, siis saab 1 punkti, vastasel juhul saab 0 punkti. Nii, ja paneme siis niiviisi. Nii, kopeerime ülevalt alla ja siia paneme siis punktid kokku. Nii, ja vaatame, nüüd võime ära peita. Nii, ja nüüd proovime kass, cat. Nii, sain 1 punkti, dog, no teeme vea natukene, 0 punkti, hiir. 1 punkt, laud. Ja auto siis teeme vea. Nii, ja saime testi eest 3 punkti. Nii et saab teha igasuguseid põnevaid asju. Soovin teile põnevat avastamist ja katsetamist. Aitäh kuulamast!